Minust paremal ongi Romantika, mis on siis laev, mis on pikalt Eestist eemal olnud, aga nüüd ta tuli tagasi. Muuseas ta on mere peal seilanud isegi kauem, kui mina selle maamuna peal kõndinud. Aga nüüd alates tänasest hakkab ta inimesi viima Stockholmi. Romantika taga on tegelikult pikk ja põnev ajalugu. Tegemist on kõige esimese kruiisilaevaga, mis ehitati 2002. aastal Eesti omaniku tellimusel. Veidi rohkem kui aasta tagasi sõlmis Tallink lepingu, millega renditi Romantika Alžeeria riigiettevõttele. Seal sõitis kruiisilaev Vahemere piirkonna liinidel. Leping sai aga läbi ning nüüd on laev kodumaal tagasi. Aga miks? Eks vahepeal on olnud turbulentsed ajad, on olnud maailmapoliitikas, geopoliitikas seda turbulentsi, aga nüüd me tõesti tundsime, et Tallinkil on aeg taas kord Romantika koduturgudele tagasi tuua ja vastata sellele võimalikule suurele nõudlusele, mida me väga ootame, siis kruiisida ja teha merereise Stockholmi ja Rootsi suunal. Selleks on ka põhjust, sest viimased 10 aastat turismistatistikat näitavad, et Rootsi on eestlaste jaoks populaarsuselt 5–7 reisisihtkoht. Ja täna õhtusel väljumisel on meil juba 23 riigi reisijad tegelikult, mis näitab, et see turismisild Eesti ja Rootsi vahel kindlasti võiks olla tihedam. 23 eri rahvust on päris palju, mida armastavad näiteks eestlased kõige rohkem laevapardal teha. Sellele teab kõige paremat vastust kruiisijuht Timur Kutštov. Kindlasti loteri, kindlasti show'd ja tants. Aga võtame mõne teise rahvuse. Rootslastel on kindlasti muusikamäng ja trubaduur. Nemad on rohkem pubirahvas kui Starlighti rahvas. Kas soomlasi ka siin kohtab? Soomlasi on suhteliselt vähe, nemad üldjuhul söövad ja ma ei tea, kas keegi jõuab ka karaokesse, aga jah, selles mõttes, et soomlasi on vähe. Kas ära ei väsi ikka pika aja peale? Eks oma jagu energiat läheb välja, aga juba oma üle 10 aastat tööd teinud, seega vist ei väsi. Kruiisijuht vastutab mitme tegevuse eest, näiteks kuidas ning mis kell artist lavale läheb. Samuti tuleb teha administratiivset tööd ning lugeda ette kõik laeval olemise reeglid. Päeva lõpuks tuleb olla ka õhtujuht. Kuidas hakkama saada, kui kõik ei lähe plaanipäraselt? On olnud juhuseid, kus meil, kui ma õigesti mäletan, Karl-Erik Taukar sadus ju haiglasse enem erikruiisi ja me saime kiiresti Stig Rästa tema asemel, et juhtub. Et kindlasti on alati kuskil tagataskus mingisugune idee olemas. Romantikas käis põhjalik ettevalmistus kõikidel aladel. No nii kõvad ettevalmistused siin juba igal juhul käivad. Äkki tohiks ka paar kommentaari küsida? Ja. Nii, mis te siis siin praegu täpsemalt teete? No loorehad on vaja sirgeks saada, et saaks korraliku heina tehtud siin Tallinki laeva peal. Läheb mölluks? Kindlasti läheb mölluks, läheb ikkagi kohe nii mölluks, et laev on välja müüdud peaaegu vist ja peab pakkuma neile võrdväärset Eesti meelelahutust. No laev väljub juba täna õhtul, kas jõuate ikka kõik ära teha? No mis siin ikka 1, 2, 3, 8 reha, et ma arvan 8 reha jõuab õhtuks ikka valmis. Kui püüate kinni parima pakkumise, siis võib 4-liikmelise pere reisi hinnaks kujuneda 40–50 eurot näkku. Kui aga tunnete, et seekord tahaks eriti luksuslikku kogemust, siis sellise sviitkajuti hind on olenevalt kuupäevast umbes 1000 euro ringis. Hetkel on Romantika viimaseks väljumise kuupäevaks 7. august. Eks me selle suvise nõudluse ja suviste müügitulemuste põhjal saame ka teha järgmisi otsuseid, et kas see laev jääb sellele liinile ka tulevikus või toimuvad mingid uute liinide loomised kuskil mujal.